Tere hommikust! Ilusat neljapäeva hommikut! Ja täna taas loen ma teile ette, kuna õhtul on Tom Valsbergi laulud ja tantsud, et siis ma lähen sinna kontserdile laulma ja tantsima. Ja tänase peatüki nimi on Mees ja naine. Võimet lapsi saada peetakse tavaliselt enesestmõistetavaks. Kui jõuame täiskasvanu ikka, tekib tavaliselt küsimus, millal saada last, mitte kas saada laps. Laastavalt võib mõjuda avastus, et lapsi ei tule. Eriti tekitab see tunde, et sul puudub kontroll, et sa oled jõuetu ohver, et elul ei ole mõtet. Selle tagajärjeks on depressioon ja suur ahastus. Sigimatust esineb järjest rohkem. Ühendriikides on sellega probleeme igal 6. abielupaaril. Mõnel juhul on seos keskkonna saastatusega, mõnel juhul pärilike teguritega. Aga tegemist võib olla ka psüühilis-emotsionaalsete põhjustega. Tugev stress võib mõjutada sperma kvaliteeti ja ovulatsiooni, samuti hormoone. Eostamist võib takistada isegi stress, mille põhjuseks on püüd rasestuda. Seda võib näha paljude abielupaaride juures, kes lapse adopteerivad, kõrvaldades nii vajaduse rasestuda ning mõne aja pärast ise lapsed eostavad. Sigimatus on seotud ka lapsepõlves aset leidnud väärkohtlemisega, mida pole teadvustatud ja lahendatud ning mis tekitab alateadlikku hirmu lapse saamise ees. Võib-olla isegi hirmu, et kunagi hiljem saab sellele lapsele osaks samasugune väärkohtlemine. Tegemist võib olla hirmuga vägivaldseid iseloomujooni või vaimset puuet edasi anda. Suurt hirmu võib põhjustada vastutus enesepidamine, küündimatuks või tunne, et see ei saa hakkama, eriti rahaliselt. Lastetuse tõttu võib tulevik näida tühi, kuid samas annab see võimaluse uurida lähemalt oma tundeid iseenda suhtes. Paljud inimesed muretsevad lapse, et anda oma elule mõte, mitte selleks, et leida endas rõõmuallikas. Kas sul peab olema keegi, keda armastada ja kelle eest hoolitseda? Kas tunned, et lapseta ei ole sul elul eesmärki? Kas tunned, et sul endal ei ole maailmale midagi väärtuslikku pakkuda? Leidub palju inimesi, kes otsustavad lapsi mitte saada ja palju neid, kes ei saa lapsi, kuid ei lase end sellest häirida. Nende inimeste puhul leiame alati, et neil on head suhted iseendaga, et nad oma olukorraga sõbraks on saanud ja avastanud elu eesmärgi, mis neid rikastab ja eneseteostust pakub. Sageli on tegemist mingi loomingulise või hoolekandega seotud eluala esindajatega, kes kasutavad oma hoolitsevat energiat paljude hüvanguks. Kui mingil põhjusel pole füüsiliselt võimalik last saada, siis kasutagem aega järelemõtlemiseks, iseenda taasavastamiseks ja rikastamiseks. Armastuse jagamiseks teiste elusolenditega on hulk võimalusi ja paljud vajavad armastust, mida meil pakkuda on. Seks. Hoolimata meedia väidetest, et kõik armastavad seksi ja tegelevad sellega vähemalt 4 korda nädalas, on iga inimese seksuaalsus erinev. Ei ole olemas mingit normi, mingit õiget ja valet määratlust. Iha võib tekkida ja kaduda, olla tugev või nõrgem, olenedes paljudest teguritest meie elus. Sugunäärmetel, suguelundite juurde kuuluvatel sisesekretsiooni-näärmetel on energeetiline ühendus käbinäärmega keskajus, mis on seotud meie vaimse teadvusega. Seksuaalsuse ja vaimsuse tasakaal võib seega mõjutada suguiha tugevust, sugutung väheneb sageli või mediteerime või palvetame ning suureneb füüsilise aktiivsuse korral, näiteks sportimisel ja tantsimisel. Seksuaalenergia on nii võimas jõud, et see on võetud teatud esoteeriliste vaimsete praktikate aluseks
See võib esile kutsuda kõrgenenud teadvusseisundeid, liita kaks inimest ühte kindlamalt kui veresidemed ning kaotada tõkked ja teha vaim vabaks. Seksis leiab teostuse inimlik põrand, kus kaks saavad üheks. Seksuaalsuse kaudu jõuame oma armastust ja hoolitsust teiste inimestega Seksuaalsuse kaudu jagame oma armastust ja hoolitsust teiste inimestega ning avastame vabaduse ja ilu iseendas. Orgasmi ajal kaob kogu kontroll, hajuvad kõik tõkked ja piirid. Selle tagajärjel võivad pärast orgasmi välja purskuda ja vabaneda pikka aega tagasi hoitud emotsioonid, samuti hirm. Kuid selline ekstaas ei tule alati ilma raskusteta. Kontrollist loobumine, kehal end väljendada laskmine nõuab julgust, intiimsust teise inimesega, pingestavad tõkked, millele lisavad värvi minevikust kogutud väärkohtlemine, haiged saamised ja hirmud. Mida lähedasemaks me teineteisele saame, seda rohkem probleeme esile kerkib. Kui need muutuvad liiga valdavaks, tõmbume tagasi oma eraldatusesse ega ulatu ühise ruumini. Lähedus tähendab teise inimese lubamist oma sisemaailma, et jagada temaga armastust ja sõprust või kirge ja seksuaalsust. Lähedus tähendab teiste nägemist sellistena, nagu nad on. Ühisel ekstaasi hetkel on lähedus täielik, sest individuaalset enam ei ole. Mina lahustub. Üks võimalus hoida end turvaliselt sellisest lähedusest eemal on sügav sõprus, südamete liit ühe inimesega ja füüsiline suhe kellegi teisega. Sel moel hoiame üht osa endast alati tagasi. See on meie päralt ja kaitstud. Palju suurema väljakutse esitab olukord, kus need kaks langevad kokku. Kui see juhtub, pole kuhugi peitu pugeda. Südamete liit ja seksuaalne lähedus ühe ja sama inimesega nõuab alistumist ja usaldust väga sügaval tasandil. Kui oleme võimelised oma südame avama ja ennast täielikult andma, võib ärgata seksuaalenergia uuendav jõud. Seda energiat kasutatakse vääriti, kui seksi kasutatakse valitsemiseks, võimu saavutamiseks, perverssusteks ja ahistamiseks või kui puudub vastastikune emotsionaalne side. Seksuaalenergia väärkasutamine tagajärjeks võib olla seksuaalne peataolek, psüühiline trauma, emotsionaalne kokkuvarisemine, depressioon või haigus. Seksisse ei tohiks suhtuda kergemeelselt, hoolimatu seksuaalsuhe võib põhjustada ka valu. Sugulisel teel leviv haigus on edasi antud rahutus, sisemine igatsus või kurbus, mis püüab vabaneda füüsilise mõnu kaudu. See esineb enamasti siis, kui seksuaalenergiat kasutatakse vääralt või kuritarvitatakse. Kas oled jaganud füüsilist lähedust vale inimesega, kelle vastu sul ei ole tõelisi tundeid, või oled harrastanud seksi viisil, mida sügaval sisimas tegelikult ei naudi? Selline rahutus võib viidata süütundele või vastikusele enda suhtes, tundele, et oled kuidagi räpane või kellegi teadlikult väärkohtlemisele. Vastumeelsus enda suhtes võib olla nii tugev, et jätkame väärkohtlemist või lubame ennast kuritarvitada, suhtudes sellesse kui mingit liiki karistusse. Sugulisel teel levivad haigused on muutunud raskemini ravitavaks. Haigus tekitab olukorra, kus me ei saa olla lähedastes suhetes ega seksida, nii et meil on võimalus olla iseendaga ja vaadata üle oma käitumine. Need haigused on valikarje, et meie seksuaalenergia ja tunnetega ei ole kõik korras
et me eirame sügaval tasandil oma vimma, väärkohtlemist, hirmu ja enese eitamist. Me ei lähe kaasa oma tervikolemuse loomuliku energiavooluga. No nii. Ja siis saigi selle 18. peatüki lõpp. Et alustan seda 19. siis homme. Et sellega on kõik, tahtsingi selle väikse jupikese sisse lugeda. Ja ilusat neljapäeva.